Tervist, täna on 30. november, Isarek Farming kanal ja Saaremaa loomaaed. Pole ammu näinud. Vaatame siis kohe, mis me oleme teinud siiamaani. Täna on niisugune hea pühapäev, täna on rahulikud plaanid. Rahulikud plaanid saab natuke filmida. Ei võta midagi väga suurt ette. Esimene asi, siin on killustikutee, et me saame sõita Avandi ja ATV-ga. See on mega mudane ja jube koht, aga selle tee me ehitasime puhtalt siin sellepärast, et saada meie troopikamajale vedada asju ehk siis aknaid. Troopikamaja karkass on siin, ma ei mäleta, kui palju ma olen jõudnud näidata sellest, aga see on nüüd seesama, kus meil oli see punane laut on ja punane vana laut ja selle koha peal on nüüd siis troopikamaja karkass ja aknad on juba püsti. Vundament on valatud, vundament on alt soojustatud, et vedada neid akneid siis siia, sellepärast ehitasime selle tee, sest neid akneid on palju ja need on rasked. Et aken, lähme vaatame seest poolt. Aken ise on 2,5 meetrit siis kõrge, 2,5 meetrit kõrge, 1,30 meetrit ja neid on päris palju ja nad on 3-kordse klaasiga, ehk siis pakett, 3 klaasiga paketid on ja need on korralikult rasked. Need on nüüd siis muidu, ütleme nii, muidu need oleks hullult kallid aknad, aga need on seisnud meil juba üle 2 aastat ja meie saime nad kätte kunagi niimoodi, et kuskil lammutada mingi maja ära ja siis need on suhteliselt heas seisukorras olid, vedasime ära 10 eurot tükk, ainult 20 tükki oli neid, siia läks 8. Seega me saame ühe siukse, kuidas nüüd öelda, fancy kasvuhoone veel ehitada, et sügene eile saime viimase aknise ette, ülejäänud saime kõik ühe päevaga ja siis viimase paime siis, kui jälle ilm lubas. Ehk siis neid käsitsi ei jaksagi tõsta, sellepärast oligi vaja Vandiga siia sõita ja siia läks siis 25 tonni killustikku ära siia selle tee jupi peale, et me saaks lihtsalt tuua aknaid. Aga no ma mõtlen, ilma Vandita polekski neid tõstnud siia. Me tõstsime need aluse peal püsti siia ja siis lükkasime ette. Et siin sees on siis 2 suuremat sorti puud ka. Need puud ma tõin sisse niimoodi, me Eelisega koos vedasime, lohistasime need sisse siia, et selle seinakarkassi ei saanud enne nagu kokku panna, et puud sai sisse ja siis paime seina alles. Ma ei tea, kas ma eelmine kord rääkisin, et see tuleb läbi käiguga, see maja, et siit käin läbi ja teisest uksest välja, sisse välja uksega, siia poole terraariumid ja teisele poole siis krokodillid, kilpkonnad ja preeriakoerad tulevad siia. Et kaua oodatud ja kaua lubatud troopikamaja on siis täpselt selles kohas, kus me ootame materjali, mis tehakse Poolas. Poolas tehakse sandwich-paneel läheb see peale, kohe soe, kohe närilisekindel ja kiiresti läheb teoreetiliselt kokku. Et see on siis sisekarkass sellel majal on ju. Et päris vinge, ootame huviga. Immutatud materjal kõik, et on puhtalt sellepärast, et ei oleks seda ohtu, et ta mingid seenedased külgi saavad hakata ja säilib kauem. Mis siis, et oli niisugune suht, ütleme ausalt, kehvasti saetud materjal, et osad olid väiksemad, osad suuremad, osad propellerid igatepidi. Nii et, aga püsti ta on. Aivo tegi siia Leemuri maja ühe akna ette niisuguse platvormi, jääkmaterjadis, mis siis meil üle jäid sellest troopikamaja jupid jäävad ikka üle kuskilt. Ja siia tuli platvorm, et lapsed saaksid tulla kõrgemale ja vaadata ka sisse. Siis me avastasime, et lapsed ju ei ulatu, et täiskasvanud inimene ei mõtle selle peal tihti peale, et kuidas allameetri mees sisse näeb. Ahvidel me tõime juba ühe akna alla poole, aga leemurdel ei tulnud selle peale ja nüüd on siis leemurde siin platvorm, et lapsed saaksid üles minna ja vaadata siis, kuidas leemurid siin on. Liili siin just istub. Et selles mõttes on nagu vinge. Lähme vaatame, ahvid on ka uues majas. Miia ja Jussik on siis uues majas. Aknad on enam puhtad, mõned on juba mustad ka jälle, nagu ikka. Et siin on siis see sama allameetri meeste aken ja siis suuremat aken. Miia ja Jussik on kahekesi siis siin majas ja neil on nii palju ruumi. Lähme sisse ka. Nii palju ruumi, et imelik on, neid on nii vähe. Selle jaoks neid on liiga vähe, selle maja jaoks. Aga no loodame, et neil tekib see mõttega, et nad hakkavad nüüd sigima. Nad hakkavad sigima ja siis tuleb neid rohkem ja uue puur tuleb ju ka vinge ja suur neile ka. Et järgmine aasta teeme uue puuri neile ka. Praegu nad saavad selle puurik hakkama, kus nad see suvi olid. Siin on siis neil sooja koht, ehk siis päevitamise koht, nagu on leemuritel. Leemuritel on 2 lampi, nemad on väikesed, neil on 1.
ja siis siin on UVB kiirguspirn, et neil oleks päikesevalgus kiirgus kogu aeg ja siis muidugi on tavaline valgustus neil ja see läheb siis õhtul 9 kustu taimeri pealt ja siis ongi niimoodi, et see regullib ennast ise. Siin on päris soe, ma ütlen teile kohe, siin on 21 kraadi sooja praegu siin toas. Ehk siis neil on niisugune soe keskkond, neil peab olema niiskust päris palju. Ehk siis nendel on see, et nende õhuniiskus võiks olla vähemalt 60% kogu aeg, mis ütleme nii, et talveperioodil on meil siin nagu kogu aeg, et selles mõttes eraldi niisutama talveperioodil ei pea, sest õhuniiskus ongi väga kõrge kogu aeg, kui ei ole just külm. Aga vahepeal ongi, kui läheb külmaks või suvel on hästi palav, siis tuleb nagu põrandat niisutada ja selle jaoks meil on tehtud põrand nii, et seda saaks niisutada või panna siis õhuniisuti siia majja. Tulevikus tuleb nende see tunnel sealt nurgast, sealt hakkavad minema sinna puuri endale, aga praegu nad kaifivad ikka täiega. Et hästi tore on vaadata, kui lõbus ja nagu mängulised nad on. Et see puur ikkagi mõjutab palju ja muidugi siin on nagu nende enda lõhn ainult, seal on nende toiduplatvorm, et eile nad elasid surikaatidega ühes majas ja surikaat on ikkagi kiskja, ja see tähendab seda, et tõenäoliselt see kiskja lõhn ka ikkagi neid häirib, vähemalt me ise eeldame, nad harjuvad ära, aga no selles mõttes nüüd me arvame ise, et neil on parem ja me näeme nende olemusest ja olekust ka, et neil on nagu kuidagi mõnusam olla. Tänane päevaplaan on siis minul see, et ma pean natukene känguruumajaga toimetama, et ma ei soovistanud seda ise ja siis ma ei pannud tähele, et seda ei tehtud alt nagu piisavalt närilise kindlaks, et siit saavad nagu närid sisse, siis ma pean natukene nüüd lisatööd tegema, aga see on kuki-muki, teen ruttu ära. Üks päev just sain siia sisse ka elektri, sest meil oli üks öö juba selles mõttes -8 kraadi, mis on Saaremaa kohta ju praegu päris jahe, ja praegu on jälle soe, üks öö oli, siis ma igaks juhuks nagu panin kohe siia elektriga ära, et oleks sooja lamp olemas kängurul. Praegu ta päevitaski siin all, et kõikidel loomadel ikkagi võimaldame selle võimalusega, et nad saavad minna kuskile lambi alla soojapirn ripub talvel. Jah, elektriarved on suuremad, aga vähemalt see tunne, et ta saab minna kuskile niinimelt kamina ette, nagu ise tahaks minna, kui on õues vihmane ja kõle. Et selle me võimaldame kõikidele loomadele. See on väga tähtis, ma arvan. Et ise tegelen täna siis sellega natukene ja siis lõikan maha puumapuuri turvaaiapostid õige kõrguse peale, et see on niisugune relakatöö, kuna need on valatud metallpostid, et see tuleb puurist siis natuke kaugemal kui meeter, on siis see aed, ehk see, et inimene või loom või keegi ei saaks minna sinna puuri äärde, lihtsalt ohutuse pärast mitte, et ta kuidagi kuri oleks, aga lihtsalt nagu nõue on see, et peab olema, ta on ikkagi kiskja. Et selle aiapostid sain maha, saab juba panna paneelid sinna ja see on see ka ühel pool. Ja siis ilmselt lähen korraks natukene sae ja oksakääridega metsa, sest ma puhastan praegu seda aeda, kus elavad veised ja seal on niisugune, mul on suuremat sorti plaan sellega, et me puhastame ära ilusti karjamaad sealt ja siis tuleb see taluosakond tuleb sinna poole üldse ja tuleb suurem, nii et taluloomad saavadki minna suurtele karjamaadele selle õhtul, öösel ja siis samamoodi talvisel perioodil näiteks, kui ei ole inimesi, saavadki minna nagu oma suurtele karjamaadele, mis vähendab meie tööd muidugi selle koha pealt, et peaks neile ette niitma suvel hästi palju värsket rohtu ja lihtsalt nagu see talu olemus tuleb sinna nagu eraldi. Ma arvan, et vägev, see annab ka meile selle võimalus, et me saame tegelikult kasvatada rohkem liha iseendale kui enda loomadele. Et niisugune igatepidi kasulik. Ja nagu ma rääkisin nendest akendest, siis et meil on üks port siis akneid veel üle, et mul on väike plaan ka nendega juba, kuhu need lähevad. Ja ka need on päris suured ja rasked ja tummised, et ühesõnaga niisugune 10 akent on veel üle ja ma ei luba midagi, et järgmiseks suveks jõuab, aga mingi hetk kindlasti jõuab, siis teeme ühe niisuguse mitte nüüd troopikamaja, aga lihtsalt niisuguse fancy kasvuhoone, kuhu me saame suveperioodis panna mingeid loomi, anda neile samamoodi mingit suuremat võimalust, kes ongi vajavad sooja või mingit niisugust kohta ja siis talveks saavad minna oma talvekorterisse. Et niisugune laiendus troopikamajale suveks siis põhimõtteliselt, et see oleks väga mõistlik ja hea. Aga täna on soe, 5 kraadi sooja. Oli praegu minu arust hommikul juba ja siis sealt ainult soojamaks läheb. Meil näitab praegu detsembri algust üleni, plussis kogu aeg. Natuke mudane ja vihmane on, aga ikkagi tegelikult loomade koha pealt teeb elu lihtsamaks, et ei midagi külmu ära ja kõik on niisugune nagu loomadele sõbralikum. Te olete tublid, jagage, näitan teile veel kindlasti mingid asju tulevikus.
hoiame kätt pulsil ja muidugi tšau.